Tere tulemast tagasi minu kanalile. Pole päris tükk aega Audist midagi postitanud. Just siia YouTube kanalile nagu. Et teile võib-olla on tundunud, et ma ei ole väga tegelenud sellega. Tegelt, ma olen ülilocked in olnud nagu. Ma olen nagu peaaegu iga päev olen tegelenud sellega. Et vahel käisin küll Rakveres, siis ei tegelenud, kõik muul ajal olen tegelenud. Täna on 10. november, muide, täpselt kuu aega minu sünnipäevani ehk 18. detsembrini. 18. sünnipäevani 10. detsembrini. Mida iganes. Põhimõtteliselt mul on kuu aega on jäänud lubadeni ja see tähendab ainult seda, et varsti saame sõita. Üksi saame sõita. Täna me siis ostsin endale uued rehvid siis, talvekad. Üks käis täna veel remondis, üks ventiil oli katki, aga sai juba korda, et saame alla panna. Ja siis on chill. Siis on chill. Audi on seal. Kena. Ma ei tea, praegu vist ei ole aru saada, aga tegelikult auto sai täiesti üle ära poleeritud. Et see on nagu korraliku professionaalide poolt käisime poleerimas ja tehti full detailing nii mootorist kui ka siis seest. Nüüd on nagu väga aus pilt. Ma näitan teile neid talvekaid ka. Talvekad on siis mul siuksed Continentalid. Täpsemalt Ice Contact 2 ja Audi originaalväljad, nii et see on nagu boonus on see. Nii et ajame nüüd auto garaaži juurde ja paneme alla need veel värgid. Nii, aga enne kui midagi tegema hakkame, siis ma näitan ka, mis ma siin ära olen teinud. Põhimõtteliselt, kuna autos on suur probleem niiskus nagu näha, siis eile ostsin 2 siukest kotikest. Ja need peaks nagu niiskus sisse jõuama, nii et vast imeb ka. Lõhnakuusk, Rimist 2 euri, Lebo, päiksesirmid. Need, kus juures märgiti isegi ülevaatusel ära veana ja mul ei olnud neid ennem, aga nüüd on. Nii et see on nagu aus. Oih. Nii. Siis mis veel huvitavat on? Lahe tule sain tööle, see töötanud vahepeal. Siis ma seda, kuna mul oli see blackout siin kõik sees, siis võtsin vana värvi maha ja nüüd on nagu ilus kroom. Nii nagu see auto olema peab. Siis see, et spidokas vahepeal nulli läks, ma ei tea nüüd väga palju ta ei ole teinud seda enam. Et copyright tuleb praegu. Et jah, seda ei ole väga palju olnud enam. Airbagi tules saime lahti. Vahetasin mooduli ära. Kahjuks esimese korraga tööle ei hakanud, need pidime ikkagi kodeerimas käima seda värki. Aga paari tunniga saime sellest kõigest lahti. Ja nagu näete, siis paak on täis, kütuseingel on käinud, papp siis. Ja nüüd on nagu normaalne. Jep. Ega ma sees ei olegi rohkem midagi teinud väljas. Teagi. Ma nagu olen teinud nagu üli palju, aga praegu ei oskagi rohkem nimetada midagi. See aken ei käinud alla, et kui siin on vaata raamid aknad, et need teed lahti ja siis aken läheb natuke alla ja see ei tulnud alla ja ma vaatasin terve lukku ära ja lasime ka need lukud normaalseks teha seal, kuna me tallisin Poolast uue ukse luku, siis täiesti lasime selle lukumeistri juures siis normaalseks teha nad. Ja uksega oli ka veel midagi, oli veel viga. Uksega ei olnudki rohkem. ABS-i sensori vaatasin ka ära, nii et nüüd sõidab nagu uus, et pidurdab väga ilusti. Aga panemegi selles raibe käima ära. Siks. Paugupill, mõtlen teile. Paugupill on see pill. Paugupill on see värk, ma mõtlen. Ops, ja ajamägi nüüd kurat sinna garaaži ette selle värgi. Siis on nagu okk. No nii. Ma mõtlen, kuidas pea oleks panna teda.
et ma saaks kõik 4 ratast ilusti ära vahetada esimese korraga. Jätame siia niimoodi, hops. Ätme teile natuke pagassi ka. Kuulete, kuidas nurru või? Olete te 27 aasta vana auto, olete nii siukest asja kuulnud. Kuulake. Fantastiline. Nii, pagassis on ka teine kott. Ja tööriistad on mul siin nüüd. Hulja tööriistad nüüd, mis tuleb Huljale viia. Ja põhimõtteliselt 11. detsember ma saan juba Huljale sõita, nii et see on nagu chill. Koormarihmaga kinni ja normaalne. Nii, nüüd vaatame üle. Anne, ma näitan teile ka. Aken käib alla nüüd täitsa. Et see on nagu chill. Nii, aga kuna sellel on kõik refi info on kütsipaagi all. Siin. Okei, jätame selle lahti. Lähme toome tööriistad ja paneme auto kinni. Siis siin käib väike remont, aga häda on selles, et ma ei ole veel remondiga alustanud. Et ma võtsin lambilaest ära, nüüd on mingi hunja. Et jah. Ja täna siis ma hakkan lage värvima siin toas. Et alustasime küll refivahetusega siin videos, aga nüüd me hakkame tuba remontima siin videos. Et contenti tuleb teha ja contenti saab. Mis ma praegu teen on see, et mul olid LED-riba oli laes ja ta oli metallraami küljes ja nüüd ma pean need tüüblid ja nüüd ma neid tüüblid kisun välja siit. Töö iseenesest väga lihtne, aga tüütu. Lased kruvi sisse ja tõmbad kullinokkadega välja ja ongi tüübel käes. Sometimes it feels like I should know how to walk on water. Sometimes it feels like I should know how to move the mountains, but the seasons keep on going and the rivers keep on flowing. Nii, tüüblid on käes. Paneme prožektori tööle. Niimoodi. Ja nüüd on
näha lagi. Ja kui ma õigesti mäletan, siis lagi on igasugust jama täis. Ja nüüd tuleb võtta lapid ja teha lagi puhtaks. Aga ma mõtlen, kui ma teen panen papi enne maha ja siis ma hakkan puhastama siit lage. Muidu kukub igasugust pläusti siia alla. Lisaks tuleb see ära võtta ja ma ei tea, kui ma selle ära võtan, siis läheb geenilisse kõne probably. Nii et ma pean selle koha pealt pean popsiga konsulteeruma. Aga jah. Paps rääkis mulle eile pika jutu, kuidas selle eest kätte saab, aga ma ei kuulanud. Laud paigast ära pandud, kaugele värgid, särgid, eks ole. Arvuti värgid tõffin kõik ära siit pealt. Et leidsin kile. See läheb nüüd voodi peale ja läheb laua peale ja siis saame nikerdama hakata. Oih, mööda panin. No nii, põhimõtteliselt esimese seina liist on värvitud, 4-st 1 on tehtud, nii et 3 veel. See veel ja siis on nagu timm. Põhimõtteliselt väga fantastiline. Väikse pinsliga värvin siit praegu niimoodi, et oleks värvitud. Iga nurga alt ei ole praegu oluline, et ta siit ilus jääks, sest see tuleb selle värvime nagu järgmisena üle, seda praegu ei värvi. Põhimõtteliselt ongi ülevalt natuke äärest, alt natuke äärest ja siis liist ise ja ülejäänud saame juba suure rulliga teha. Aga kõige tähtsam ongi praegu need ääred. Kõige raskem, ütleme kõige raskem isegi on teha neid väikseid ääri siin praegu. Et kõik muu on juba köki-mökina. Teise seina liist on tehtud. Kuradi parkuuri peab tegema veits. Asud jantida ja põhimõtteliselt see nipet-näpet natuke oli pahasti, sest siit ma otsin ka neid liiste välja. Nagu näha, ma olen ühte mingit asja teinud siin. Et ma otsin siit selle kuradi tüübli välja. Ja siis see tuli koos värviga ära ja ma unustasin need värvitükid ära võtta, siis need värvitükid olid mul kõik pinsli peal ja siis ma siin tegin veits puhastust pinslile. Aga muidu on päris norm isegi. Ei ole midagi kogiseda. Nüüd me peame sinna peale saama kuidagi. Siit, sinna põhimõtteliselt sinna kuradi karbikuni on lebo on ju. Noh, saan siin peal seista ise, siis see kapp kannatab ka mind. Voodi osa on natuke keerulisem. Loodame, et ma ulatun. See ei ole tegelikult nii lai voodi, see on mingi meeter umbes. See on nagu normaalne. Lebo teeb ära. Seisan sinna peale, upitan sinna keskpunktini. Sealt, sinna. Ja teiselt poolt tulen vastu ja saame tehtud selle. Ja siis ei ole enam midagi, sest too sein on ülilebo. Nagu te näete, ühtegi takistust ees ei ole peale nende 2 juhtme, millest me sellega üle sõidame. Tavai. Te tahate ka näha, kuidas ma teen. Täielik meisterklass. Ebareaalne. Mul hakkab värv tilkuma, võtsin natuke palju pinsli peale, ei ole hullu, las kukub seina peale. Ei, ma püüan piiku.
liistud on tehtud. Ja oi, praegu just panin tähele. Mingi triip on siin. Aga muidu on timm. Toi, ühed triibud on veel ära. Ja siis lähme selle juurde. Hakkame rullitama. Ja siis täpselt niimoodi oletame, et see on liist praegu. Ja siis mul on umbes nii palju liistust veel edasi, see on lagi, see on liist. Mul on liistust umbes nii palju on värvitud, ehk siis on hea mugav niimoodi tõmmata. Ja see on rull, sellega võiks nagu kähku minna. Saame natuke veel laiemalt teha, et me pärast ei peaks suure laia rulliga siis nipet-näpet nagu jantimana. Samas tasub jantida, aga mida äkki? Näete, kui roheline see sein on või? See ei ole nii roheline päriselt. See on õige toon, mis on võib-olla selle koha peal. See on mingi fake. See ei ole nii roheline. Alusi peale on värv. Ma arvan, et sellest piisab. Ma panin sellest purgist võib-olla pool ära, nii et leba piisab. Panin kilekotiga ümber, siis on nagu life hack, et ei pea nagu pesema pärast, et siis on nagu väike maaja Musla Antsla Raevald Said siia, kui su pingi naaber läks Noor ema Eesti väike linna starterback Suletud uste taga Teisel pool Kalevit See pole kodukeset linna, vaid korter keset Alevit Grimjove, kui ta lahkus see hoovist kui grill 2 seina on valmis 2 veel minna Seda osa ma teile ei viitsi enam rohkem näidata See kaameraga on siuke jantimine, et on nagu ma ei tea Läheb pikale ära, ma ütlen, kui selle kaameraga jantida kurat. Siin ikka hakkame jantima, et kui juba asjad on välja võetud, siis lõpetame selle laedena ära ka. Ja kes teab, äkki saame varsti juba... järgmine step, kui ma selle värvistud saad, siis on pahteldada. Ja kui saab pahteldatatud, siis võib värvima hakata kunagi. No enne värvimist tuleb lihvida ja värki sirki ka, jah. Aga kurat, praegu läheb välja küll suke, et ei tea, kas saab asja, aga usku mind hakkab saama asja. Põhimõtteliselt võtsin pika pulga, et on hea värvida siit taga niimoodi. Ei pea kuskil otsast turnima, saab maast kõik teha värgid servi ära. Ma arvan, sellest värvist jääb meil puud, meil on üks samasugune potsik veel ja kui see teine otsa saab, siis on jama. Siis meil rohkem ei ole seda värvi, aga loodame, et saame hakkama. Talt. Põhimõtteliselt mul on koppe ees veits. Ma mõtlesin, see on lihtne töö, ei ole mingit pahteldamist, see on nii hea kurat küll. Mul põhimõtteliselt pool kuradi potsikat on läinud seda värvi, veerand laga on värvitud ja nad lihtsalt ei ole arugi saanud, et see on värvitud. See on värvitud, see osa ei ole, lamp on mingi hunjana. Mida? Talt värvid, okei, nüüd on näha ja nüüd on näha siis. Nüüd on näha, kus ta ei ole värvitud ja see on mingi sisse. Oi, plea. Aga see tähendab ainult üht. Teine päev remonti eile lage tegime. Ei läinud super hästi. Mingi rõve liigat pidi ja mingi laigu ja värgid särgid värvi ei puudu ja siis ma õhtul tellisin abiväge papsiga värvisime uuesti üle. Nüüd on maasikas. Midagi ei ole kurta. Ja kui te küsite, miks see pime on, siis mingi ime läbi on meil elekter kaduma läinud. See on väike probleem. Ilma elektrita ei kannata tööd teha, tilligi ei näe nagu. Nii et põhimõtteliselt ma saan ära pahteldada asjad, aga sinna me ka jääme, sest ma ei saa lihvida, sest meil ei ole tolmu imejat ja siis ma mingi lämbun ära seda tolmu kätte.
aga ma uurin kuskilt, äkki ma saan teada, mis kell elekter tagasi tuleb, siis mul kannatab planeerida, sest mul on koduõppe nädal ja arvutiga ei tööta ilma elektrita, nii et kuradi kurat, no õnneks mul on õpitud kõik peale Mata ja mingi podcasti kuulamise. Podcasti, kui viitsib kuulata ka, mõttetu. Jah, täna hakkame siis laamendama. Täna, kui läheb hästi, siis me saame selle toa täna valmis. Let's go! Praegu ma tõmban harilikuga mingid väiksed vead. Tõmban ringid ümber, et mul oleks parem teha. Näiteks siin on üks täpp. Ja siis kuskil oli üks väga massiivne auk. Kus kohas see oli, näete siin. See tuleb meil ära parandada. Ja läheb aina paremaks. Siin on ka siuke olukord. Põhimõtteliselt olukord oli siuke, et mul oli tahvlarvut, oli kahepoolse teibiga seina küljes, mis näitas siis kella ja oli nagu nutikodu. Ja siis ta üks päev lihtsalt otsustas küljest ära kukkuda. Selle augu ma lasin makroflexi täis, siia tuleks tegelikult panna siis ka. Ja siia ka pahtlit. Ja siia ka muidugi. No nii, ja ongi pahteldatud. Kõik värgid, särgid on pahteldatud ja nüüd tuleb lihtsalt oodata, kuni see värk siin ära kuivab. Ja siis saame sealt võtta eksentriku ja hakata lihvima. Ja kui on lihvitud, siis saame värvima hakata. Ja kui värvitud saab, siis on ilus maja, ilus. Hakkab vaikselt asja saama. Esimene sein on nipet-näpet nagu valmis, see, mis ma praegu tahtsin ise teha. Et selle suure osa ma teen papsiga pärast. Saab kiiremini. Põhimõtteliselt mu praegune missioon oli teha ääred. Ja üks asi, mis ma kõige rohkem kartsin, oligi see uks. Ja ukse osa on mint. Aga üleval, kuna laevärvi läks eile sinna alla. Ja mul on tunne, et see laevärv on mingi kuradi, ma ei tea, mis asi. Siis sinna ei taha hästi värv kinni jääda, siis ta peab seal kuivama natuke kauem nagu näha. Siis värv ei olnud veel piisavalt ära kuivanud, aga ta oli natuke kuivanud. Ja põhimõtteliselt ma arvan terve lae äär tuleb nagu teise ringiga veel üle käia uuesti. Siin on olukord natuke parem, aga samamoodi ma tahaksid pärast üle käia. Aga seda saab teha. Ma teen terve ülejäänud toa valmis ja teise ringiga ma siis hakkan kohe siit ülevalt pihta, et ma ei pea ootama kuskil midagi. Muidu värv on väga viisakas, ma alguses kartsin, et natuke liiga hele on, aga täpselt perfektne, täpselt see, mis ma mõtlesin. Tagasi objektile! Tagasi objektile! Palgapäeval! Tagasi objektil! Tagasi objektile! Tagasi objektile! Palgapäeval! Tagasi objektil! Tagasi objektil, mikrofoni tšekib, kas rekib, elpsib, ma siin leidsin telost mingid tekstid, vaatab kas sobivad selle biidi seltsi, kopivad noodid FL-i ära stutti, litivad nagu tõmbaks essat korda jutti, nagu 50 milligrammi nikotiini tuksi, kõik on putsis, tutkast purksi, lõunapaus, kiired purksid, pirukaad, joone ette virutab, silmad nagu pilukaal on kolleegidel, on minul ka küll tagasi objektile nüüd kiirustangi nüüd tagasi objele, lendan laivi, vittude looderdate, valasegu juurde hoolega veel, mul on olemas skeem, istun objekt üle tee joone ees, objekt tiksun, tehnika vitus, analoogsed puldid, digitaalsed kiigud, raame liigub mööda, liigub häid, liigub halbu, objekt töö käib, lendab päid, lendab jalgu.
minda, tantsime ära, ei minda disko tulede valguses ära. 3 vitsi viina, möllu saab täna. Järgmine peatus, vitud on peatud, sammud on seatud, tülid on maetud. Rannas mul meeldib, sa mulle meeldid, lühike seelik, triibud on peeglis. Tantsime, kuni on hommik, päikesed paiste ja veidike kommis. Mõnus on olla ja 3 vitsi viina seeliku all, tutt on priima. 5 täna paneb hängi, lava taga live ja oksendab ämbri. Rotib sinul su hääle tämbri, et keskööl pimedas su pruudile sängi ronida saaks.